No nii, tšau sulle, tere tulemast kuulama järjekordset episoodi. Taaskord olen siin üksinda. Suvi on kohe lõppemas ja sügisel ootab ees juba paar podcasti ja külalistega, aga kindlasti teen ma ka üksinda neid saateid juurde. Sellepärast, et statistika kenasti näitab, et te kuulate ja vaatate, nii et aitäh sulle. Küll aga pean ma siin noomima. Pean ma sind selles mõttes noomima, et kui ma vaatan seda listi, siis 62,7% inimestest, kes neid videosid praegu vaatavad, ei ole subscribe inud kanalile. See tähendab seda, et automaatselt paar tuhat inimest per video on keegi, kes vaatab, võib-olla vaatab korduvalt, aga ei ole pannud subscribe. Nii et what the fuck sa ootad? On küsimus sulle. Et kui sulle see meeldib, mida me siin teeme ja mida mina siin teen, kui sulle meeldib need teemad, millest ma räägin, millest külalised räägivad, kui sulle mina meeldin, siis pane subscribe. See aitab päris palju. Ma tahan selle aasta lõpuks jõuda 10 000 juurde. Kas see on realistlik? Jaa, aga selleks vaja ma sobi. Nii et anna ka tuld oma nupukestega. Tänane teema on suhted ja suhe, mis on minul endal üks hästi selline südamelähedane teema ja lihtsalt tekkis siuke inspiratsioon ja mõte rääkida sellest. Ja mitte enda suhtest, vaid panna siin korra mõtlema ja ma toon tänaseks teemaks lauale nagu suuresti sellise vastuolulisust tekitava punkti, milleks on see, ma olen valmis ka selleks, et mind pannakse tuleriidale ja nii vaimsed kui ka füüsilised ja kui verbaalsed kui ka siis mis iganes tasandil veel. Ja mul on tegelikult täiesti pohhu, sest et see on minu arvamus ja sul võib olla oma arvamus ja see on jumala okei. Ja kuule mind ära, kui sa tunned, et see sinuga ei haaku, pane edasi. Aga kui sa tunned, et ta oled valmis kuulama, vastu võtma ja mind kuulama, siis mõtle ja võta see info endaga kaasa. Võib-olla sul muutub see arvamus, mida sa siiani arvanud oled sellest teemast. Aga teemaks on väga lühidalt kokkuvõetuna miks sa tahad oma partnerist eemal olla? Ja see teema valitud just selle nurga alt, et ma lihtsalt ise näen pärast 13 aastat koos oldud elu oma partneriga. Ja olles saanud siis ka võrrelda seda teiste inimestega, kes meil ümber on paarisuhetes, olgu nad abielus või vabaabielus või lihtsalt elukaaslased, siis väga palju inimesi ja väga paljud inimesed suhtes tegelikult ei salli üksteist ja põgenevad üksteise eest või koos olemise eest ja leiavad igasugu erinevaid vabandusi, et mitte koos olla. Aga nad õigustavad ja põhjendavad neid valikuid olla eraldi ja neid käitumisi läbi selle, et nad vajavad oma aega. Ja vot sellele teemale tahan ma natukene puid alla panna, sest ma arvan, et see on 99% ulatuses enamike suhete puhul, kes niimoodi väidavad, on täis bullshit. Nii et number 1, miks sa tahad oma partnerist eemal olla? Mind häirib väga see, et meil on nagu ühiskondlikult muutunud normaalsuseks see, et me peame olema partnerist eemal. Kuulen seda meestelt, kuulen seda naistelt. Öeldakse, et mul on vajadus enda ajale, ma tahan üksinda olla. Mul on vaja roomata enda man cave'i, kus ma saan teha oma trenni ja vaadata oma asju ja vaadata filme üksinda ja võib-olla mängid videomänge. Mina mängin siin diivanil koos lapse ja vahega koos naisega, aga see videomängu pole ainuke point. Point on selles, et tahetakse eraldi minna. Mul on vaja sõbrannadega koos ringi liikuda ja olla koos. Ma tahan minna vahepeal üksinda reisile ja ma tahan minna üksinda või koos sõbrannadega või sõpradega koos vennastuma reisile. Nagu ülinormaalseks, mille üritatakse nagu mõne mõttes kurgust alla suruda seda, et normaalne on olla enda partnerist eemal. Ja mind paneb mõtlema nagu see koht, et kui see partner, kellega sa täna koos elad ja kellega sa oled otsustanud koos elada, sa oled selle teadliku valiku teinud sellel hetkel, kui sa teda esimest korda nägid ja selle temasse ära armusid, siis sa tegid selle teadliku valiku, et sa tahad liikuda selles suunas, et sellest saab suhe. Jah, seal võib olla ka see pool, et võib-olla sina ei mõelnud sellele, aga partner mõtles, näiteks minul elukaaslasel oli niimoodi, et tema ei mõelnud sellele, me võiks suhtesse minna, aga mina nägin seda potentsiaali ja ma tahtsin seda
ja mõnes mõttes ma sain seda liigutada selles suunas, aga tema enda valik on sellega kas kaasa tulla või mitte kaasa tulla. Nüüd, kui sa valik oled teinud, siis mul on küsimus, miks sa nüüd pärast mõnda aega tunned, et sa vajad oma partnerist puhkust? Minu partner on täna minu vaieldamatu parim sõber, parim sõbranna. Ja ma ei kujutaks ette maailma, kus ma tunnen, et ma tahaks oma parimast sõbrast eemal olla. Mul on ka mõningaid meessõpru, keda ma saan nimetada enda ühteks väga headeks sõpradeks ja parimateks sõpradeks. Neid ei ole väga palju. Ka nendega on niimoodi, et kui ma koos olen ka pikalt, jah, me ei ela koos, aga mõnega olen ma väga pikalt koos olnud ja koos elanud mingi perioodil, siis mul ei teki kordagi tunnet, et ma tahaksin temast eemalduda. Ja võib-olla mul ei ole midagi rääkida mingi hetki, me oleme vaikuses. Aga mul ei teki tunnet, et ma tahan eemal olla. Minu küsimus sulle on see, et kuidas saab olla võimalik see, kui sa oled jõudnud kokku inimesega, keda sa hindad ja armastad ja jumaldad ja jumaldad on ülekantud tähendsus, aga tõesti hindad ja väärtustad kõike tema juures, siis kust kuradi august või kohast tuleb sul see vajadus ja soov eemalduda inimesest, kes on su maailm? Mina sellest aru ei saa. Ma mõistan, et on inimesi ja võib-olla ka vaatajate inimesi, kes tunnevad enda aega vaja. Aga oma aja võtmine versus see, ma võtan oma aja sellepärast, et tegelikult põgeneda, sest mind ärritab ta, partner ärritab mind, ajab mind närvi, tahan tast eemal olla, tahan tast rahu saada, tahan tast pausi saada. Need on kaks väga erinevat asja, aga neid pannakse ühte samasse patta. Ja sellest ma ütlengi, et suurem osa inimesi, kes ütlevad seda, ma tahan oma partnerist eemal olla sellepärast, et mul on omal aega vaja võtta, on bullshit. Sa tegelikult põgened millegi eest, mis on parasjagu suhtes õhus või üles tulnud. Ja tihti see ei ole üldse seotud partneriga, vaid see on su enda sees see sitt, mis kerib ja keeb. Ja sa ei taha sellele otsa vaadata. Ja siis sa leiad vabandused, aga ma tahan ära minna. Ma tahan vaikust. Ma tahan partnerist eemal olla. Me oleme liiga tihti koos. Ma olen oma naisega olnud 13 aastat tänaseks koos ja mul ei möödu hetkekski päeva, kus ma temast ei mõtleks kui maailma ilusamast naisest. Või mul ei möödu hetkegi, kus ma vaataks seda teistsuguse pilgu, kui ma vaatasin esimestel päevadel või esimestel kuudel, kus meil armumine oli. Armumine muutub armastuseks mingi hetk ja see on väga loomulik kulg suhtes. See, et sa jääd taga otsima armumise faasi, kus võib-olla ka kirglikult Hollywoodi filmides tõmmatakse riided sellest ja kepitakse ja magatakse üksteisega väga kirglikult, eks ole, väga sensuaalselt ja üleolevalt ja emotsionaalselt ja kirglikult. See võib endiselt alles olla, aga see kindlasti muutub pikas suhtes ja armastuse juures. Ta läheb sassi kahte erinevat asja. Ja mina vaatan täna oma naist, kus ma jagan taga kõike, absoluutselt kõike jagan taga. Ma räägin taga absoluutselt kõigest. Ma julgen ennast talle avada, julgen ta ees nutta, julgen ta ees naerda, julgen ta ees peeretada, kui vaja on, julgen ta ees ennast pesta, julgen ta ees olla alasti, julgen ta ees olla haavatav, julgen tema ees riideid vahetada, kakada, pissida, mul täiesti ükskõik. Ja kui sa ei ole kogenud oma suhtes sellist alastust või alasti olekut, sellist haavatavust, sellist paljasust ja sellist nagu ma ütleks, et vabadust, siis ma ütlen sulle, et sul on jäänud kogemata väga palju olulist ja väärtuslikku aspekti ühest terviklikust ja tervest suhtedünaamikast. See nüüd, kas sulle meeldib näha, kuidas su partner pissib või kakab või on alasti, see on nüüd teine küsimus. Küsimus ei ole see, kas sulle see meeldib või kas tegevus on rõve. Pane need sildid kõrvale. Ma räägin sellest, et sul on julgus olla oma partneri ees sellisena, nagu sina oled ja temal samamoodi sinu ees. Meil on see olemas ja ma olen sellest nagu sitaks tänulik, et see on jõudnud sellise kohta. Ma ei kujutaks ette elu tervemat suhe kui see, mis täna on sellisel viisil. Ja ma ei saa aru inimestest, kes tunnevad, et nad vajavad enda partnerist eemal olekut. Ja siit tuleb see järgmine mõte, kõik suhted on erinevad. Ma arvan, et see võib olla väga suuresti enesekaitse inimeste, kes seda ütlevad. Mitte kõigil, ma olen nõus, et me oleme erinevad. Minu partner näiteks Eliise on selline, kes tõepoolest vajab päriselt oma aega, vaikust ja ta tahab vahel olla täiesti üksinda.
aga sa ei ole mitte kunagi taga seda, et ta tahaks minust või lapsest või perest eemalduda, vaid tal on endas sees krutib midagi ja selleks, et ta saaks endaga paremasse kontakti, on tal vaja ennast eemaldada korraks sellest keskkonnast, kus on need segavad, jutumärkides segavad faktorid, laps küsib midagi, mina olen juba ruumis, tal on seda vaja ja ma saan sellest aru, aga samal ajal mina näiteks ei ole selline. Mina võin võtta oma aja niimoodi, et ma istun sul diivanil vaikuses või vaatan telekat või loen midagi. Ja naine on siin samas ruumis, laps on siin samas ruumis. Ma võtan selle aja sellisel viisil. Ma ei pea minema selle jaoks eraldi sõpradega reisile või nädalaks ajaks kuskile pime ruumi kolima, et partner ärritab mind. Mõtle selle peale, kui palju sa tegelikult seda vabanduseni esile tood. Mul on oma aega vaja. Tegelikult on see, et sa tegelikult ei taha enda partneriga koos olla. Väga paljud mehed tulevad töölt koju ringiga, sõidavad ringiga koju, kujutad ette, või istuvad autos maja ees mõned minutid rohkem, kui vaja oleks. Enne kui tuppa tulevad, sest on nii stressis juba, ma ei tea millest. Ja nad tulevad koju tegelikult nagu mitte hea tundega. Mina tulen koju, täna on see vastupidi, naine tuleb koju. Kui ma tulen koju, naine on kodus, ma tulen nagu joostes koju, sest ma tahan temaga olla, ma tahan taga jagada, mis minu elus toimub. Ma tahan, et ta oleks osa minu elust. Mul ei ole vist kordagi, ma arvan, selle 13 aasta jooksul on olnud sellist kohta oma partneriga, kus ma reaalselt tunneks, et ta ajab mind närvi või tema, nagu tema eksisteerimine ja olemine ajab mind närvi. Ma tean, mis tunne see on, kui keegi ajab mind närvi, sest ma tunnen seda iga päev. Tunnen seda iga päev enamik inimestega, keda ma näen kuskil. Ma olen hakanud andma viimase ajal rohkem hinnanguid, kui ma tegelikult isegi endale tunnistada julgen, kui vaatan teisi inimesi. Tekivad mingid hinnangud ja oletused ja mingisugused arvamused inimeste kohta ja nende käitumiste kohta, nende olekute kohta, nende riietust, nende välimuste kohta, mis iganes. Meil kõigil on neid aeg-ajalt, aga enda elukaaslasega ma ei tee seda. Sest ma tõesti armastan kõike temas sellise nagu see on. Võib-olla mul on jopanud, aga võib-olla mitte. Võib-olla sul on midagi tegemata jäänud, et see staadium kohale jõuaks. Ma arvan, et iseenda aeg ei ole probleem. Meil ei ole vaja otseselt iseenda aega, meil on vaja saada endast paremini aru. Ja endast paremini arusaamine alati ei tähenda seda, et mul on vaja võtta eraldi aeg selleks. Kui see mõte nagu tuleb juurde, mul on siin märkle, mida ma lihtsalt vahepeal pean vaatama, et meelest ei läheks ära, ma tahan rääkida, aga kui sa lähed minema ja oled üksinda ja see sind aitab, siis super. Aga selle vastand, nagu ma enne ütlesingi, on see, kui ma ootan ja loodan ja mõtlen selle peale, et jumala eest partneri laps läheks minema, et siis on rahu, siis on probleem. Siis on probleem. Ja see ei ole enam õige. Ja kui sa sellises suhtes oled täna, mu sõbralik soovitus on sulle, et püü käed puhtaks ja tõmba nahhui. Pööra selg. Sest et mulle meeldib, kuidas Andrus vana kunagi ütles. Kui ma küsisin ta käest, et kust hetkest sa tead, et inimene on valmis suhtest lahku minema. Ta ütles, et kuniks ühel hetkel sa ärkad üles ja sul on kindel teadmine, et nüüd on aeg. Senikaua, kui sa oled kahe vahel, siis sul ei ole vastust. Aga ma lisan selle võrrandisse ka selle, kui sul ei ole kindlat jah ja ma tahan selle inimese koos olla. Kui see jah tuleb läbi ratsionaliseerimise, mitte instant jah, siis on ka võib-olla aeg mõelda selle peale. Ja mitte ma õhutan sind laiali minema, vaid lihtsalt ma õhutan sind otsa vaatama sellele, kuidas sa päriselt suhtes käitud ja kellega sa tegelikult koos oled ja miks sa temaga koos oled. Sest et see kvaliteetne suhe, terviklik suhe, kus on eluterve olemas olemine üksteisele, eluterve armastus, see on ülimalt oluline, et suhe oleks pikaajaline ja jätkusuutlik. Ja kui sul on ka lapsed, siis nemad tahavad, mida nad tahavad näha? Lapsed tahavad näha elutervet suhet. Tahavad näha seda, kuidas ema isa armastavad üksteist. Minu laps, sõltumata meie probleemidest, mis me naisega mõnikord on, meil on erimeelsused ka, loomulikult on. Ma ei väida, et need ei ole, kindlasti on. Aga meil ei ole tülised kui sellise mitte kunagi. Ja mu laps näeb alati seda kõrvalt, tütar. Kuidas issi hoiab emmet. Kuidas issi emmet armastab. Kuidas issi emmet masseerib. Kuidas ta puudutab. Ta näeb seda kõrvalt. Ja tead, mis selle tulemus on? Ta leiab endale samasuguse partneri, kes teda ka hindab ja armastab. Versus see, et ta näeb, kuidas isa on vana munn lihtsalt ja ema piinab. Sorry, nüüd otse ütlen, aga
väga paljudes suhetes niimoodi on, või on vastupidi, ema on täis värdjas lihtsalt. Lihtsalt käib ja kiunub ja koinib ja röögib ja muudkui kriiskab ja karjub ja iniseb kogu aeg, vingub kõige kallal, türann nii-öelda. Ja siis mees kannatab samal ajal. Need on kohad, kus tuleb otsa vaadates asjale, mis see suhtes tegelikult toimub, miks see niimoodi on ja see tuleb tegeleda, see on su enda sees. Me räägime palju armastusest, aga vähem sellest, kas meile meeldib päriselt inimene, kellega me koos oleme. Et kas su partner on keegi, kellega sa tahad tegelikult rääkida? Kas see on keegi, kellega sa tahaksid kõike jagada? Või sul on esimene hoop see, et ma helistan sama sõbrannale? Miks? Miks sa tunned vajadust helistada sõbrannale? Kui sul on olemas kodus su parim sõber eelduste kohaselt, kes on valmis sind kuulama eelduste kohaselt ja on inimene, kellega sa veedad kogu aeg 24/7 või siis mis iganes X aeg perioodi päevas aeg koos. Te magate ühes voodis, te jagate vannituba, te jagate elutuba, te jagate korterit või maja või kus iganes te elate. Miks sa temaga ei räägi? Tekib küsimus. Ma saan aru, ma olen agressiivne sinu jaoks praegu võib-olla läbi ekraani. Aga ma olen seda põhjusega. Miks sa fucking oma partneriga ei räägi? Miks sa jooksed kohe oma telefoni haarama ja oma seal Liinadele ja Mirtelitele ja kellele iganes helistama? Sorry, Liina ja Mirtel, kui sa ennast puudutad, tunned, ma arvan, et sa oled väga tore inimene, kui sa seda vaatad. Aga ma mõtlen sama, miks sa lähed kohe sõprade sõbrannade juurde? Miks sa ei räägi sellest oma partnerile? Kust on sisse sõitnud ühiskondlikult see koht, et me peame oma partneri eest mingeid asju varjama. Või isegi kui me ei varja, siis me võtame selle teise suuna, mis on ikkagi nagu tegelikult on see ikkagi varjatud varjamine, kus me otsustame, et me kõike partneriga ei jaga. Seda ma ei räägi enda partneriga. Aga see ei ole minu partneri teema, temaga ma sellest ei räägi. Miks? Fakt, sa tahad elutervet suhet saada või ei taha? Sa tahad, et su suhe oleks järgmise 20 aastat ka eluterve ja üksteist toetav ja armastav või sa ei taha seda? Sa tahad, et su laps kasvaks üles, kui sul on lapsed, kes näevad, milline on tegelikult terve ja töötav ja toimiv suhte dünaamika. Ma ei ole suhte etalon, kallis sõber, kes sa mind praegu vaatad. Aga ma võin panna pea pakule ja mul on 10 kordades parem suhe kui ümberringi olevad inimeste, keda ma tean näinud olen. Sest kõik tiirleb mingisuguse sita ümber inimestel. Inimesed ei suuda olla enda keskmes ega hinnata oma partnerit sellise nagu ta on. Mingid pseudodraamat on üles kista kogu aeg. Küsimus, kas üldse meeldib su partner, on see, mille tuleks mõelda. Kas te naerate koos? Kas te on ühine huumor? Kas te tahate koos aega veeta? Kas te kaisutate? Kas sulle meeldib ta keha? Kas sulle meeldib ta nägu? Mõtle nende asjadele oma partneri juures. Kui vastused on ei, no mida sa siis teed? No? Suhe ei ole mõeldud selleks lihtsalt nagu mingit liha vinnutada kuskil. Mida sa ikka vinnutad seal? Või vintsutad? Vintsutama on sööma, vinnutad. Mida sa küpsetad sellest? Leia see uus ja parem siis. Kui sa täna ei ole õnnelik selle juures. Või kui asi on muutunud liiga emotsionaalselt nagu tuimaks, leia uus. Või võta ette midagi endaga. Või hakkama partnerit nägema teise nurga alt. Püüa vaadata teise nurga alt. Kas su partner teeb su elu raskemaks või kergemaks? See on järgmine küsimus. Kas su partner teeb su elu raskemaks või kergemaks? Kui ta teeb raskemaks, jah. Ka minul vahel tundub kohati, et teatud valikud, mida tema teeb või meie erimeelsused muudavad minu elu raskemaks. Aga samal ajal siis tuleb nendest rääkida ja seda me ka teeme. Aga kas sina ka räägid? On see küsimus. Kas su partner teeb su elu halvemaks või teeb su paremaks? Mina saan täna öelda, et suures pildis, väga suures pildis, domineerivalt teeb ta seda paremaks. Ainuüksi see mõte sellest, mis on minu jaoks täiesti absurdne, mul see tuleb sisse, aga mul tuleb päris tihti kahjuks. Ja seal on võib-olla mingi teema sees sügaval, aga võib-olla ei ole ka. On see, ma mõtlen vahel, et kui ta peaks ära surema, minu partner. Teeme selle ka, üle õla sülitamise. Ja seda juhtuks nii pea, varem hiljem see juhtub. Siis mu maailm laguneb koost. Ma ei kujuta ette oma elu lihtsalt ilma tänase partnerita. Ja vaata see, mul läheb praegu sinu märjaks. Ainuüksi sellele mõeldes, mis ei ole isegi reaalne, kaugeltki mitte. Aga varem või hiljem see juhtub, olgu ta siis nüüd noorena või vanaduses, kumb meist peab enne ära surema, kui me koos oleme. See on elu osaliselt. Siis ma ei kujuta ette lihtsalt. Kuidas mina jätkan ilma enda parima sõbrata? Loomulikult jätkad kuidagi.
elu läheb edasi, inimesed ümberringi kaotavad partnerid, elu läheb edasi, on ju. Tore, et sa näed minu emotsiooni ka, näitan sulle seda meelega, et sa saaksid aru sellest tundest ja emotsioonist ja miks ma nii kirglik olen suhete teemadel. Sest ma olen täna koos inimesega, keda ma lihtsalt ei kujuta ette, et olemas ei ole. Ja ma tahan, et sa jõuaksid ka sellesse kohta, kus sa koged sama tunnet enda sees ja oma partneriga igapäevaselt. Kus sa ei kujuta ette elu ilma temata. Ja see ei ole sõltuvussuhe. See on sõltuvussuhe, te ei suuda üldse eraldi olla. Ei, fuck you. See on armastus, mida sa tunned, siiras armastus, mida sa tunned inimese vastu, kellest sa hoolid, kes on sinu number 1 ja kellega sul on suurepärane klapp. Mõtle sellele. Või vaidle vastu mulle kommentaarides. Armastus peaks olema suurem kui armumine. Suhte alguses tahetakse kogu aeg koos olla ja seda peetakse täiesti normaalseks. Siis teie küsimus, miks armumise faasi lõppedes peaks see asi vähenema? Vasta mulle. Mitte passi niisama. Vasta mulle. Vastan sinu eest. See ei peaks vähenema, see peaks suurenema, sest et armumine transformeerub ümber armastuseks ja see tunne on palju võimsam, palju ehedam, palju sügavam, palju haavatavam, palju rikkalikum, palju kirglikum, palju meeldivam kui armumine. Siin on hormoonide pundar, millest sa ei pruugi isegi aru saada. Siin ei ole neid hormonaalseid enam tõmblemisi nii palju ehk armastuse faasis. Siin on selgus, siin on arusaamine, siin on taipamised ja siin on teadlik valik, millest me rääkisime ka siin alguses. Teadlik valik pühenduda sellele partnerile ja pühenduda iseendale ja läbi selle oma partneriga koos pühenduda sellele käesolevale suhtele, et sellest saaks midagi, mis kannab meid pikalt ja kaua. Mõtle sellele palun. Ja ära võrdle neid kahte enda vahel või oma vahel. Need on täiesti erinevad keha biokeemia mõttes ka täiesti erinevad kogemused. Ühest liigutakse teise. Kuidas saab olla see, et siin on kõik õndsus, ilus, kift ja järsku see kaob. See peaks kasvama tugevamaks. Aga selleks tuleb tööd teha endaga ja oma partneriga koos, et see suhe oleks selline. Tuleb vaida õige partner endale. Äkki rahulik suhe tundub igav. On mõnikord, mis ma olen kuulnud. See on jälle selline huvitav punkt, mille pealt on tänane episood on suhteliselt kaootiline, mis viskan küsimuse õhku ja teemast õhku sulle, mis ma olen märganud nagu suhete juures, mis suhted perse keeravad inimestel. Ja põhjus, miks inimesed ei suuda suhtes olla. Eks me tuleme tagasi tegelikult selle saate alguse juurde. Miks sa tahad oma partnerist eemal olla? Inimesed ütlevad, just naisterahvad ma olen märganud seda päris palju ja mul noorena oli see kogemus olemas. Ja naised ütlevad tihti, et mitte kõik, teatud tüüpi naised just, ütlevad kõik. Need teatud tüüpi naised ütlevad kõik ühtemoodi. Iga mees on, rahulik mees on nii igav. Minul on vaja elus väikest draamat, väikest kirge, et saaks ikka peale tüli keppida ennast jälle terveks. Tead, kallis, armas naine, ütlen su niimoodi. Sõltumata su vanusest, kui sa praegu seda lauset kuulsid ja sa oled sina, siis ma soovitan sul minna teraapiasse. Mine vaata korra esialgu peeglisse ja küsi enda paar küsimust. Number 1. Miks sa tahad, et su elus oleks draamat ja tüli, mingi pseudoprobleeme, vaidlusi? Miks sa vajad seda? Miks sa tahad seda? Miks sa seda otsid? Number 2. Miks tunduvad sulle stabiilsed, kohal olevad, enda keskmes olevad ja intelligentsed, küpsed olevad mehed igavad? Küsi endalt see küsimus. Mul ju kolmandat küsimus vist ei olegi sulle. Mul see vastus öelda, miks see nii on. Sest et sa oled naisena harjunud elama pidevas pinges ja pidevas draamas. Ja ma ei püüa olla siin oma sõber Urmas Sarapuu, kes selle teemaga tegeleb ja sellest suurepäraselt räägib need pingetest meie kehas, pingetest meie elus, nendest tunnetest, mida me alla surume, emotsioonidest, mida me alla surume. Aga ma olen tänu temaga vestlemisele saanud üha rohkem selgust sellele ja kinnitust
läbi natukene rohkem teise nurgaga sellele, mida ma ise tegelikult tundnud olen terve enda elu. Need naised, kes otsivad tülidraamat ja sellist pseudo mingi paska, nad on harjunud olema, nende keha on harjunud olema sellises seisundis, kus kogu aeg on see pinge ja tülisärin üleval. See on nii normaalseks muutunud. Nad ei kujuta enam ettegi elu, kus elu on rahulik ja partnerit saab usaldada. Või et ei möödu päeva, kus ei oleks mingi tüli või üksteise nähvamist või ärapanemist. Ma võin sulle selle katteloori nagu niimoodi käälidega ära lõigata ja lasta alla kukutada. Öelda sulle, et saladus katte all. Pst, mul on saladus. See on võimalik. Just nimelt, see on võimalik. Selline suhe on võimalik, kus ei ole tülisid ja ei ole probleeme. Ja see ei ole igav suhe. Sul on väga vale arusaamine, mida see on igav suhe. Sa võiks natukene selle peale sügavalt mõelda ja selle üle mõtiskleda, enne kui sa selle arvamuse endale veel kord sisse lased ja selle välja lased ringlema. See ei ole igav suhe. Vaid sa oled harjunud olema pidevas draamakeerises. Ja see ei ole elu terve, mitte kuskilt. Ei mitte kummagi partneri jaoks, ega kollektiivselt ka suhte jaoks, ega ka sinu enda jaoks, ei su mentaalsele, ega emotsionaalsele, ega vaimsele, ega ka füüsilisele kehale. Pole see mitte kuskilt otsas kasulik. Varem või hiljem sa hakkad nägema, sul võivad tekkida mis igasugu probleemid, alustades terviseprobleemidest, lõpetades millegi muuga. Kui sa oled pidevas sellises pasakeerises. Ja ma tean seda sellepärast, et ma ise olen selles kohas täna, mitte enda suhtega, aga oma elus muudes kohtades on väga tugevalt täna üleval transformatsioon, kus ma näen seda, et ma olen kinni teatud negatiivses mõtlemises. Ja kui sinu suhe tiirleb selle ümber, et see on kogu aeg negatiivne jant käib sellega kaasas. No mis sa arvad, mida sa enda ellu lood siis peale suhete? Kõike muud, seda sitta juurde. Ja nii on lihtsalt. Ehk siis, vaikust ja turvalisust tõlgendatakse igavusena. Ja kui sa oled harjunud pinge, tülide, solvumise ja leppimisega, võib rahu tunduda ebanormaalne, isegi võib-olla hirmus ja ebaturvaline, sest et su keha on harjunud sellega ja see on normaliseerunud sinu jaoks, et tülid on olemas. Ilma nendeta ei saa suhe eksisteerida. Saab küll. Ja saab väga hästi eksisteerida. Jõusu mind, sul on palju parem olla, kui sul pole neid pseudotülisid. Õige partner võib sind trigerdada. See on mu järgmine suur punkt. Õige inimene ei tähenda seda, et teil poleks üldse probleeme. Me siin rääkisime ja oleme rääkinud pikalt sellest, et mida tähendab õige partner ja kuidas enda suhet hoida ja millise partneriga peaks koos olema. Siis õige partner ei tähenda seda, et teil pole üldse mitte mingi probleeme. Neid on kõigil. Sa ei saa sellest eemale hoiduda lõplikult ega jäädavalt. Jah, võib-olla, ma ei välista seda, mitte võib-olla, vaid jah, tõenäoliselt on võimalik jõuda kohta, kus ei ole enam üksteise trigerdamist. Ja ongi selline suhe, kus on kõik suurepärane ja kogu aeg töötab. Aga tead, mis selle tingimuseks on või? Alustingimuseks, et see saaks juhtuda. Mõlemad partnerid suhtes fucking tegelevad endaga ja enda sees oleva selle sitaga tegelevad sellega, et seda ei tuleks enam üles. Ja siis saab see juhtuda. Mitte läbi selle, et mõlemad on katki, aga me suhtes oleme terved. See ei juhtu. Kui te mõlemad olete katki või üks on katki, siis toimub see põrkumine varem või hiljem. Aga oskus on näha kõrvale või mööda sellest, et see, et ma ise olen katki ja ma olen mingite probleemidega, ei tähenda seda, et suhe on problemaatiline või asi on partneris. Me ei pea jooksma järgmise partneri juurde eeldusel ja lootuses, et äkki uus partner lahendab minu probleemid. Uus suhe on kindlasti parem. Uus partner on kindlasti parem. Sellepärast, et tal on see, nii edasi. Ja siis lähed uue partneri kokku, justkui tundubki kõik nii tore ja ilus. Esimesed paar kuud. Esimesed võib-olla paar aastat. Ja siis hakkad avastama, et oh my god, ta on veel hullem. Tere. Koer tuli tere ütlema ka. Et ta on veel hullem. Ta on veel hullem lihtsalt. Ja siis oled sa samas kohas tagasi. Sest et sa ei tegele endaga. Muster kordub lihtsalt. Ja sa lootsid, et uus partner lahendab selle. Paraku see nii ei ole. Mitte kunagi see ei ole niimoodi. Endaga tuleb tegeleda.
aga hea suhe ei tähenda seda, et poleks raskusi. Meil on näiteks see intiimsuse teema olnud üleval aastaid. Ja me oleme saanud sellega tegeleda. Ja me oleme tänaseks aru saanud sellest, et ega see ei olegi eraldi lihtsalt intiimsuse teema probleem. See ei ole see, et ühel ei lähe kõvaks, teisel ei lähe märjaks või et ma ei tea, seksuaalne klapp oleks kehva. Või et liiga vähe teeme seda või liiga palju on seda või ma ei tea, Kris tahab liiga palju ja tema tahab liiga vähe ja need korra tundusid mulle probleemid olevat. Tegelikult oleme jõudnud tagasi jälle sellesse kohta, millest ma just õpetasin rääkimise. Meie enda sees on see rahulolematus, mis ei lase lõdvestuda ega tulla kohale ei enda ega enda partneri jaoks. Mõistad? Alati läbi enda. See, mis on sees, on ka väljas. Mis on üleval, on ka all. Seest poolt välja poole käib selle kuradi maailma loomine. Ma ütlen kuradi, mitte sellepärast, et mulle see maailm ei meeldiks nii väga, vahel ei meeldi. Aga kuradi, ma lihtsalt tahan rõhutada, et saaksid aru sellest. Et see ei tähenda, et ei ole suhtes probleeme ega mingisuguseid takistusi või mingeid kohti, mida on vaja ületada. Kui isegi, kui sul on ideaalne partner, neid ikka tekib mõnikord. Ja see on okei. Aga sa ei pea põgenema siis sellisel juhul vabanduse taha. Ma vajan oma aega. Mul on vaja seda mehe koobast. Mul läheb tööl kauem. Ma pean sõpradega minema reisile. Ma tahan tüdrukutega tantsima minna. See on põgenemine. See on põgenemine selle eest, et sa ei taha tegeleda sellega, mis su kodus on. Fucking suhtlema partneriga. Suhelge, vestelge, arutlege. Tehke seda elu tervelt ja üksteist austavalt, avatud kaartidega. Ja haavatavalt. See on see kõige tähtsam koht. Haavatavalt. Mida see tähendab haavatav olemine? Julgus näidata ennast sellisena, nagu ma tegelikult olen. Rääkida seda, mida ma mõtlen ja mida ma tunnen. Ja loomulikult see peab olema see ruum nii-öelda. See koht peab olema loodud selleks ka partneri poolt sulle või sinult talle, et ta saaks seda tegelikult teha ilma hukka mõistuta. Sul on mugav siin või? Mõistad? Ehk siis raskused suhtes ei ole alati automaatne märk sellest, et inimene on vale. Väga tihti see on, kui me ei tegelenud asjadega või me ei saa endaga tegeleda. Aga raskused ei ole märgid sellest, et suhtes on probleem. Aga ometi me kõik peitume selle taha väga tihti ja valime kohe, nagu ütlesin, uue partneri. Jooksen kohe lippan uue partneri juurde. Lootes, et see lahendab probleemi. Ei lahenda mitte sittagi see. Kokku ennast, tegele enda suhtega. Küsimus on selles, kas ma tahan seda probleemi selle inimesega lahendada või tahan tema eest ära joosta ja lahendada seda probleemi kellegi teisega. Sest see probleem on endiselt üleval. See on sinu sees. See ei kao mitte kuskile. Isegi kui su partneris on probleem. Toome selle näite. Isegi kui sinu partneris on probleem. Näiteks partner on alkohoolik. Toon näite. Mingi sõltlane. Nartsissist. Lihtsalt värdes, möliseb ainult. Siis see on sinu kuradi peegeldus, et sul selline partner valitud on. Keegi ei toonud sulle kandikul teda. Sina valisid. Nüüd tegele sellega. Tegele enda sees selle asjaga. Et see asi korda saaks. Ja siis su partner kas muutub või see probleem lakkab eksisteerimas sellisel viisil. Või hoopiski, mis veel. Kui siin häirivad osad asjad partneri juures, siis võib-olla püüa märgata neid asju hoopis sellisena, äkki see on tema eripära. Ja alkoholism on halb näide. Või kui ta peksab sind, siis see ei ole eripära. Aga võib-olla väiksemad asjad on võimalik vaadata, et näed, ta käitub sellisel viisil. See on tema eripära. See on tema unikaalsus, mida teise partneril tõenäoliselt ei oleks. Nüüd püüa seda poolt hoopis armastada. Ja ma garanteerin sulle, et kui sa suudad sinna lõdvestuda ja seda armastada seda poolt, ilma et sul oleks mingisugune hukkavõist või negatiivne emotsioon üleval selle juures, oma partneri osas, selle omaduse juures. Ma garanteerin sulle, et see sind ei häiri on lõpuks enam. See läheb mööda. Sest et jälle, sina tegid oma sees muutuse ja väline peab sulle vastama selle muutusega. On ju? Pärast 13 aastat, ma ütlesin siin juba alguses ka, mina ihaldan oma naist endiselt. Täpselt sama palju, isegi ma ütleks tegelikult isegi rohkem kui alguses. Ta meeldib mulle rohkem kui alguses, ta erutab mind rohkem kui alguses. Mul läheb kiiremini kõvaks kui alguses. Mul meeldib temaga rohkem seksida kui alguses. Sest et seks on neid sügavamaks.
ma lihtsalt armastan teda täiega. Rohkem, kui ma tegin seda alguses. Ja ma arvan, et see on see koht, kuhu inimesed peaks jõudma. Mitte, et suhe hääbub, vaid me ehitame kogu aeg. Kogu aeg ehitame midagi, et saaks kasvada midagi paremaks ja midagi võimsamat. Pika suhte puhul jah, on minu kogemus teine. See ei hääbu, vaid see intensiivistub. See võimendub. Ja ma siiralt jumaldan absoluutselt kõik enda naise juures. Isegi neid negatiivseid pooli suudan ma täna vaadata selle nurgaga, et aga see on tema. Ja ma püüan talle toeks olla. Ma ei pruugi seda alati mõista sellisel viisil, nagu tema võib-olla tahab. Aga ma olen ennast parima ja ma olen endiselt siin ja olen olemas. Suhe ei ole ka koht, kus pead sina alati esimesena olema. See on väga paljud inimestel on see arusaam ja ma kuulen seda üha rohkem ja rohkem täna. Ja mul on ka mõne sõbraga tulnud siin vestlus, tervitused siit oma sõpradele, kes ennast ära tunnevad. See ei ole mitte kuidagi halvustavalt sinu kohta sõber öeldud ega ka teilegi teise kohta, kes ennast siin ära tunneb. Aga suhtes ei pea olema sina alati number 1. Ja see on vastuoluline väide kõige sellele, mida kõik teised väidavad. Pane ennast esikohale, mina esimesena. Tee seda, mis sulle meeldib. Ära mõtle nii palju teistele. Väga egoistlik. Ja egoistlik võib olla hea, aga egoistlik võib olla ka väär. Ja minu arvates jookseb siit kuskil piir. Ja see piir on väga õhukene. Suhtes ei pea olema sina alati number 1. See on väga okei, kui sa teed midagi ka oma partneri heaks. Nõudmata või ootamata või eeldamata, et sa midagi vastu saad koheselt või kas üldse kunagi. Ka minul on sellega väljakutsed olnud ja tänaseni püsivad need väljakutsed mingil hetkel, kus ma tunnen, et ma teen partnerile midagi ja ma loodan, et ta teeb mulle midagi vastu. Aga ma olen õppinud üha rohkem ja rohkem andma armastusest siirast kohast, ilma et ma ootaks midagi tegelikult temalt vastu. Sest ma ju tegelikult tahan anda. Mul ei ole see, et ma annan selle pärast, et jes, ma saan midagi vastu, see on tore boonus. Aga ma annan ikkagi selle pärast, et ma päriselt siiralt tahan anda. Ma tõesti hoolin ja armastan teda ja ma tahan jagada seda, mis minust välja tuleb, see armastus. Olgu ta siis läbi füüsilise puudutuse, läbi seksi, läbi raha, läbi emotsionaalse olemasolu, läbi iganes mille. Ma tahan tegelikult talle anda seda. Ma ei pea alati olema ise number 1 koha peal. Ja mida ma selle mõtlen on see, et kui mul on sitt tunne, aga partner näiteks vajab massaaži, siis ma pean ennast fucking kokku suutma võtta, kui see vähegi võimalik on, ja talle pakkuma seda massaaži. Sest et see on ka talle kasulik ja see on ka talle hea. Ja see toob ka mind ennast kohale. Selline andmine, siiras andmine. Aga see eeldab suutlikkust. Vaadata endast kaugemale. See on nagu trenniga. Ma täna ei viitsi minna. Ma räägin endale seda lugu väga palju. Täna ei viitsi teha. Pane suu kinni, Kris, ja minne tee lihtsalt trenni ära. See võtab nii vähe aega. See on nii väike panus, mida sa teed oma partneri hüvanguks. Selleks, et tal oleks tore. Ja need pisikesed partneri hüvanguks tegemised akumuleeruvad ajas. Ja see on jälle üks teine nurk, teine sammas nii-öelda selles suhte vundamendis, mis loob selle hea kvaliteetse suhte, mis on pikaajaline, kestev ja täis armastust. Ära ole egoistlik ega mõtle ainult iseendale. Vahel tuleb teha ka partneri heaks midagi, sest kas sina, ma võin kihla vedada, tahad, et partner teeb ka sulle teinekord asju, kui sul on seda väga vaja. Ja usu mind, sa hindad seda, kui ta teeb. Ja ma garanteerin sulle, hindab ka tema, kui sina neid samme teed. Järgmine punkt. Haavatav tähendab, et partner näeb sind tervikuna. Päris lähedus, see päris ehe, siiras lähedus on läbipaistev, on vaimne, on emotsionaalne ja on füüsiline. Sa ei pea kogu aeg enda partneri kõrval olema erinevates rollides või maskides või esinema, näitama ennast mingisuguse nurga alt. Ole fucking sina ise. Kelle ees siis veel, kui mitte enda partneri, keda sa armastad ja kes sind armastab? Kelle ees siis veel, kui mitte tema? Me niigi kanname igapäevaselt neid maske ja neid rolle ja neid tiitleid ja neid kuradi mõttetuid näitemänge teeme siin kogu aeg. Oi, mul on nii hästi tore ja teen seda viiendat ja ma olen see too ja fucking näita, kes sa oled. Ma olen seisnud selle
autentsuse eest viimased 10 aastat, rohkem isegi. See on ka põhjus, miks sa näed mind sellises podcastis siin, kus mul on pisarad, kus ma näitan oma teekonda, ükskõik kui raske see ei ole ka, kus ma nämmutan mingeid teemasid, mis teevad ka mulle endale haiget ja mulle endal samamoodi on kopp ees nendest rääkimisest. Ja tegelikult peaks ka neid piirama, aga see taustal point on see, et inspireerida sind olema fucking autentne. Kas sa saad lõpuks aru sellest? Ole julge olla sina ise siin maailmas. Meelib Robin Sharma lause, ma ei unusta seda mitte kunagi ära. Be yourself, everyone else is taken. Unusta need tiitlid, need maskid, need sildid, need näitemängu, mida me ühiskonnas mängime. Näita mulle enda ehedust. Ma ei taha sinuga vestelda seltskonnas või mitte kuskil vahetada mõtteid, kui sa oled lihtsalt fake ja see näita mulle, kes sa oled. See ei tähenda, et pead halama kogu aeg kõigile. Ei. Aga kui on vajadus ja see koht, kus olla haavatav, siis ole julge ja ole haavatav. Näita seda, et sa oled inimene oma kompleksse olemisena. Kui palju sa julged näiteks seksuaalselt olla partneri ees alasti? Kujuta ette olukorda nüüd praegu. Sa oled oma partneriga. Pane mind korraks enda partneri olukorda. Ma olen su partner. Ja me hakkame nüüd siis näiteks intiimseks koos olema. Mis sa tahad olla teki all peidus pimedas või? Või sa julged olla alasti niimoodi, et sa tõmbad ennast partneri ees, tõmbad oma tissid paljaks ja tõmbad oma tussi paljaks või tussu paljaks ja näitad ennast sellise nagu sa oled. Kas sa mehena julged tõmmata oma püksid maha, näidata oma six-packi või oma peki-päkki, kui sul on man-boobse või lihaseid? Kas sa julged näidata oma rippuvaid kotte ja oma kortsu sees nahka? Ma saan aru, ma räägin nagu väga vulgaarselt, aga ma räägin nagu otse sinuga. Kas sa julged olla oma partneri ees alasti sellisena, nagu sa oled? Mina julgen. Ja mu elukaaslased julgen samamoodi. See on ilus ja see on haavatav. See on see päris haavatavus. Ükskõik kui veidrad see kõla ka sulle, sa võid irvitada ja mõelda, et ihihi, ahaha, oi see vend üle ka täis loll. Palju õnne, scroll on, see pole sinu koht, kus olla. Mine tegele millegi muuga. Aga kas julged olla haavatav? On minu küsimus sulle. Sest et see on see päris haavatavus. Olla sina ise oma kehas, olla kohal ja julged olla partneri ees haavatav. Tulevad krooksud, tulevad puuksud. Ma ei tea, intiimselt seksi ajal teed midagi sellist, su keha käitub mingil viisil. Kas sa julged seda näidata või sul hakkab piinlik? Sest kui sa hakkab piinlik, hakkad maha suruma seda, siis sa ei saa ennast väljendada täis tervikus sellisena, nagu tegelikult võiksid ja peaksid saama enda suhtes inimesega, kes sind armastab ja hindab. Palun mõtle selle peale. See on päris haavatavus. Kas te ehitate ühist elu või te ehitate kaht paralleelset elu? On teine küsimus, küsin sinu käest. Kas see on mina ja sina või on meie? See on väga erinev. Mina lähen täna teen seda, mina käin seal, minu unistus on see, mina tahan teha seda. Või meil on see eesmärk. Me liigume selles suunas, me teeme seda. Me unistame sellest, me võiksime sinna jõuda, me võiksime koos proovida seda, me võiksime sellele otsa vaadata. Kumb on sinu suhtes domineerivam? Kas on mina, sina või on meie? Mina arvan, et see meie on see, mis on tegelikult oluline. Sinna alla kukuvad samamoodi raha, aeg, plaanid, unistused, probleemid. Kas need on ühised või eksisteerivad kõrvutis paralleelselt samal ajal? Igaüks tegeleb enda pasaga. Või te saate jagada ikkagi? Jaa, mul on oma probleemid oma asjadega siin. Ka selle podcastiga, see podcasti ehitamine või mõni muu projekt. See on minu asjad. Ma absoluutselt ei eelda, mu naine tuleb mulle kaasa kõiges. Mu naise on enda aiand, millega tegeleb. Tal on seal oma probleemid. Jaa, need ei ole minu jaoks kõik sama probleemid, mis tema jaoks on. Ja ma ei taha nende probleemidega tegeleda ka kõikidega. Aga kas ma olen valmis kuulama ja kaasa rääkima või nõu andma või mõnikord isegi vastu vaidlema talle, ehk siis andma enda hinnangut mingile asjale või arvamust. Jah, seda on meie, me oleme koos. See ei tähenda alati seda, et kõike peab koos tegema. Aga me oleme koos. Meie panime leivad oma partneriga väga kiiresti ühte kappi. Ma arvan, see oli mõne nädalaga. Olukord oli ka selline, et meil ei olnud valikut. Minu jaoks see tähendab ja sümboliseerib väga tugevat paarisuhet.
ma tean täna väga palju paare endiselt, kus loetakse neid sente ja kopikaid ja raha. Ma kuulen poes ringi ees makstes kassades, kus inimesed räägivad, oota, ma maksan enda asjad ära. Mis kuradi enda asjad? Te olete fucking üks pere. Mis kuradi enda asjadest sa räägid? See ei tähenda, et sul võib enda raha olla, mida sa hoiad kõrval kuskil. Loomulikult see võib olla, kui sa tahad väga koguda oma raha. Anna minna. Aga mina arvan, et kui sul on ühine rahakott, see on oluliselt elutervem, kui see, meil on kõik asjad eraldi. Nagu, miks ma peaks hoidma enda raha üldse eraldi? Kui ma olen suhtes inimesega, keda ma armastan, kes on minu teine pool, keda ma olen terve oma elu otsinud. Ja nüüd on mul olemas siin. Miks ma peaks tema eest midagi varjama või temaga mitte jagama? Me panime leivad suht kohe algus ühte kappi. Ja meil on see algus pea niimoodi olnud. Meile Austraaliasse kolides, kui me olime 6 aega koos olnud või natuke rohkem, tegime kohe joint account'i Austraalias isegi olles. Mõlemad palgad jooksid ühte kohta kokku. Mõlemal olid kaardid. Pole kordagi olnud seda kohta meil suhtes. Issand, sa kulutad nii palju. Ja mõnikord me räägime läbi kulutused. Mis kulutus see on? Okei, arusaadav. Kas seda on vaja? Okei. Aga meil ei kunagi seda, et mina ei mõtle kunagi selle peale, et issand jumal, mul naine läheb minu konto kallale. Raha, mida mina olen teeninud, ta läheb kulutab. Fucking go for it. Ma hea meelega jagan seda. Jah, see on raskem teha sellistel hetkedel, kui seda raha on vähe ja on finantsilised raskused, mida mõnikord siin nende aastate jooksul on olnud. Mitte mõnikord on väga palju. Sellest hoolimata ma jagan ja ma olen ta olemas. Ja ma ei saa absoluutselt aru sellest, kuidas inimesed, kes mu ümber on pikaajalist suhetes, räägivad oma partnerist kui mingisugusest kunksmoorist ja mingisugusest kuradi gold diggerist, kes on ainult raha peal väljas. Kui sa koos oled siis üldse, teie küsimus. Ja ma olen väga emotsionaalne selles osas, praegu meelega panen võlli juurde selles konkreetses hetkes, et sa kuulaksid mind ja hakkaksid päriselt mõtlema selle peale. Proovi, pange leivad ühte kappi. See paneb tohutult sind arenema, kasvama ja arvestama ka teisega. Ja kui sa suuda enda partnerit usaldada, miks sa taga koos oled? On see küsimus. Miks? Mis sa aru sellest? Mida sul on varjata? Kelle ees sa varjad? Miks sa ei ole valmis jagama enda vara? Kust see tuleb? Kes su sees? Mingid hirmud? Mis iganes hirmud on seal? Meil ei ole naisega eraldi rahakotti, meil on ühine raha, see on meie pere raha. Ja sellega toimetame. Vahet pole, kes selle toob. Toetame üksteist. Ma olen lõppude lõpuks selle koha juures, et ma siiralt arvan seda, et suurem osa inimesi ei oska teiega suhtes olla. Meil on lihtsalt täiesti absurdsed pseudodraamad. Me nokime, näägutame teinemise kallal pidevalt, mitte mina enda partneriga, ma räägin meie kui ühiskondlikult. Me petame, me valetame, me teeme asju, mis ajavad üksteist närvi, me krutime tüli ülesse, me ussitame teineteist. Reaalselt, me elame täna reaalselt, ma arvan, suhte pandeemias, kus me lihtsalt ei oska suhtes olla. Ja ma arvan, et selle peamise põhjuseid on, kuule, peamised suhte põhjuseid, kohalides maast lille, mis selle aiast lapsele toodi. Jäta, kuule, mine ära siit. Me elame suhte pandeemias, kus me ei oska tegelikult koos olla. Ja selle ainus lahendus on endaga tegeleda. Või kui üksi ei suuda, siis tegelege koos. Minge käige teraapiates, minge fucking perenõustamisse, minge paariteraapiasse, minge seksuaalteraapiasse. Tegelege selle poolega, sest et ma garanteerin sulle, kui su suhe on ilus ja terve, siis sul on mõnus olla. Siis kõik see muu sitt, mis ümberringi on, tundub kohati nagu meaningless. Nii ja lõpetuseks ma küsida sinu käest paar küsimust, ma jätan nende küsimustega siia. Need küsimused tulevad ka saate kirjeldusse sulle silme ette. Küsi neid küsimusi endalt, küsi partnerilt, vastake neile koos. Kas mulle päriselt meeldib inimene, kellega ma koos täna olen?
küsi seda küsimust enda vaates ka, kas mulle päriselt meeldib see inimene, kellega ma koos täna olen, ehk iseendaga koos olen. Kas ma imetlen ja austan seda inimest ehk oma partnerit ja ka iseennast? Kas ma tahan tema puudutust ja tema seltskonda ehk enda partneri puudutust ja seltskonda? Kas ma tahan oma partneriga kogeda ja talle oma elu jagada? Kas ma saan tema kõrval olla täielikult mina ise? Kas ma valiksin oma partneri täna uuesti enda kõrvale, kui mul see valik oleks või läheks ajas tagasi? Pika suhte eesmärk ei pea olema õppida teine eest välja kannatama, nagu me paljud teeme siin. Ideaal on jõuda, ma arvan, kohta oma partneriga ja suhtes, kus sa saad öelda, et fuck, sina oled see, keda ma tahtsin. Aga sinna jõuavad väga vähesed. Nii et need on minu mõtted. Aitäh sulle, et sa kuulasid ja kui sind vähegi kõnetab, siis jaga mõtteid, jaga episoodi, jaga need reelse, mis tiirlevad sotsiaalmeedias sellel teemal. Ja fix your shit on vastus sulle. Kohtume järgmises podcastis. Tšau, paka.